See pilt on tehtud sellesama kooli katuselt. See on tehtud Matsalus ühe kännu otsast. See on tehtud Rävala puiesteel ühe maja 6. korrusaknast. Tegemist on fotograafia ühe vähetuntud alaliigiga ja selle nimetuseks on solagraafia. Lühidalt kokkuvõetuna kaamera asemel on purk, objektiivi asemel on nõelaauk ja sensori asemel on fotopaber. Tavafotograafiaga võrreldes on säriajad ülipikad. Sekundite asemel mõõdetakse seda päevades ja nädalates. Ja nende päevad nädalate jooksul siis jätab päike oma teekonna läbi selle nõelaaugu paberile. Kui säritus on valmis, on pilt juba silmaga näha, küll negatiivkujutises ja selle töötlemiseks ei ole vaja fotokeemiat. Ilmuti muudaks pildi mustaks ja kinnistamine eemaldaks praktiliselt juba niikuinii olematu kontrastsuse. Siis kuna solograafiat võib lugeda pinhole fotograafia üheks alaliigiks, siis põgusalt tutvustaks seda. Esimesed teadaolevad teate pinhole fotograafia tööpõhimõtete kohta pärinevad juba 5. sajandist enne meie aega Hiina filosoofi Moosisulest. Siis on teada ka, et Aristoteles oli tuttav selle tööpõhimõttega ja pinhole kaamera sarnast aparaati kasutasid keskaja kunstnikud, et saada oma maalidel korrektseid proportsioone. Tallinnas oli võimalik näha seda pinhole kaamerat 2011. aastal, kui see seisis kuu aega Vabaduse väljakul ja hiljem ka kuskil kuu aega Kumu pea sissekäigu ees. Nii pinhole kaamera on põhimõtteliselt pime kamber ehk ladina keeli camera obscura. Ühes selle seinas on väike auk ja teine sein seal sees on sile ja soovitatavalt valge. Siis valgus paistab kaamera ees olevale stseenile, sein igast punktist peegelt tagasi lugematul arvul valguskiiri, kuid kui panna selle seina ja stseeni vahele nõelaauk, või sellise kaamera puhul natuke suurem kui nõelaauk, siis enamus kiiri blokeeritakse ja pääseb läbi vaid kujutise loomiseks vajalik hulk kiiri. Ja selle kiirte salvestamiseks on vajalik mingid meediumid, milleks võib olla digitaalne kaamerasensor, selleks võib olla film või siis, nagu mina kasutan, fotopaber. Fotograafia avastasime enda jaoks juba 2005. aastal ja nii umbes 4 aastat hiljem jõudsime välja Nõmme noortemaja Pimikusse, kus ma õppisin selgeks filmile pildistamise ja fotokeemiaga töötamise Pimikus. Filmifotograafia võlu minu jaoks seisneb selle protsessi aegluses ja eriti meeldib sellepärast minul ka solagraafia, kuna see paneb eriliselt kannatuse proovile. Kõige kauem on mul kaamera üleval olnud üle poole aasta. Siis hetkel ekraanil olev pilt näiteks on tehtud siit samast torni trepiküljest ja see oli seal üleval kokku 35 päeva. Siis solagraafia kogu selle protsessi kontrollimine on ülimalt keeruline, kuid mõnikord võib asi täitsa käest ära minna. Selle kaamera panin üles talvel ühe Grace sae külge. Ja oli teada, et saagi hakatakse kevade saabudes kasutama ja ma lugesin kindlad sõnad peale, et nõelaauk tuleb kinni teipida ja kaamera ära panna. Mu sugulane otsustas teisiti, võttis kaamera maha ja pani selle teise kohta. Tulemus tuli väga omapärane, üks parimaid pilte mul. Siis mõne pildi saamiseks tuleb ronida vanalinnas maja katusele ja kinnitada kaamera siis kuhugi katusel oleva mingi kronsteini või asja külge. Ma eriliselt kardan kõrgust, nii et siis on sellest samast kaamerast pilt.
Selle pildi puhul eirasin ma ühte oma tavalist reeglit, milleks on mitte ületada suvist või talvist pööripäeva. Et siis hakkab päike oma teekonda kordama ja loogiliselt võttes oleks pidanud need kiired muutuma lihtsalt valgeks plärakaks seal. Kuid nagu te näete, need hoopis tumenesid. Et solargraafia puhul alati loogika ei kehti. Siis keegi pole reglementeerinud, kuhu kaameraid panna. Selle kaamera panin ma vahetevahel kasutuses oleva traktori summuti külge. Ja nii siis see traktor vahepeal sõitis, vahepeal puhkas ja päike joonistas oma kiiri. Siis keegi pole öelnud, et ei või ühte kaamerat panna teist kaamerat jälgima. Nii ja nüüd räägiks paari sõnaga kaamera tegemisest. Kaamera jaoks tuleb leida sobiv, kindlasti valguskindel purk. Ja ise kasutan ma keeratava kaanega kohvipurke, kuna nende puhul on kõige lihtsam teda muuta ilmastikukindlaks. Järgmiseks tapiks on kaamera mustaks värvida väljast kui seest ja selleks tasub kasutada musta metalli värvi, matti just. Väljast tuleks need värvida sellepärast, et igasugune läikiv asi tõmbab tähelepanu, nii inimeste kui loomade tähelepanu. Ja ühel mu tuttaval oli juhus, et kui ta kaamera maha võttis, siis olid nähtavasti linnud auku juurde teinud sinna. Ja loomulikult piltid on välja. Siis sees tuleb kaamera ära värvida selleks, et ei tekiks sisepeegeldusi. Ja samal põhimõttel ei tohiks kasutada kõrgläikega fotopaberit, sest võivad tekkida lisa sellised päiksekiired. Järgmine etapp on kaamerasse augu tegemine. Mina kasutan tavalist õmblusnõela ja selle ma panen veini pudeli korgi sisse, et nõel tugevamaks muuta. Siis augu tegemisel tasub ka purki seespoolt toestades, muidu võib see lömmi minna. Tuleb määrata kindlaks koht, kuhu soovite auku teha ja haamriga vaikselt toksida, kuni seespoolt on õrnalt nõela otsa tunda. Kui nõel läbi läheb, siis võib auk liiga suureks minna. Kui auk on tehtud, siis on vaja paberiga tegeleda. Mina kasutan šablooni, mille järgi ma lõikan hämaras paberi valmis ja siis paberi tahaküljele tuleb panna paberinetsu ja see rulli keerata, purki panna. Ja kindlasti tuleks vaadata, et paber ei kataks ära nõelauku. Paberi kinnitamisel tuleb kindlasti kasutada kindaid, sest muidu võivad jääda näpujäljed. Sest ükskõik kui palju me käsi ei pese, see näpujäljed jäävad sinna peale. Kui paber on purgis, tuleb nõelauk kinni teipida ja gaas peale keerata. Igaks juhuks tõmbama kaanele ümber veel teipi, et ilmastikukindlust parandada. Ilmastikukindlusest räägime kogu aeg sellepärast, et kui kaamerasse pääseb vesi, siis vesi rikub pildi täielikult. Kui kaamera on valmis, tuleb ta üles panna. Üles panemisel kasutan mina põhiliselt 3 moodust. Üheks on kaablivitsad, teiseks on see sama toruteip ja kolmandaks on mingi silikoon. Kõigi nende kasutamisel tuleks muidugi jälgida seda, et kaamera mahavõtmisel ei jääks teist maha kas loodusesse või joonete peale kuhugi mingid jälgi. Siis paigaldamisel, kui te panete kaamera kuhugi avalikku kohta, siis oleks otstarbekas teavitada selle hoone eest vastutavaid inimesi. See kaamera näiteks oli üleval kuskil seal katuse peal siin koolis ja üks õpetaja märkas seda kaamerat, vaatas, et mingi must selline kahtlane asi ja peaaegu oleks sellest tulnud pommihäire. Kuid õnneks koolis inimesed teadsid sellest ja kõik rahunes maha. Kuid ma tean vähemalt 2 juhust Ameerikas, kus on pommirühm välja sõitnud ja need vaesed solarikaamerad kahjutuks teinud siis. Kaamerad võib panna ükskõik kuhu ja ükskõik mis asendis.
Kaamera paiknemise asend määrab ära, milline näeb välja see stseen paberi peal ja mis kujuga on päikseteekond. Nüüd ma räägiks veel põgusalt oma piltidest. Aastaid tagasi, kui ma sain esimest korda ühe uue paberi, mis on nüüd mul kõige rohkem kasutan seda paberit praegu, siis ma otsustasin testida teda. Sel ajal ma ei teadnud veel, et see pilt on erinev ja paberi tundlikkus on erinev sõltuvalt särja ja pikkusest. Siis ma tegin 8-päevase särituse, võtsin maha. Kahjuks pidin ma skännima teda 2 korda, et esimene skännimine läks untsu ja tulemus oli väga üllatav. Lootsin kohe saada, et kõik pildid tulevad sellised ja ma pidin isegi värve arvutitöötluses maha võtma, kuid ei tulnud. Ma siin alguses jätsin ühe fotopaberi, mille pealt on näha see, on vist natuke näha, jah? Kuidas valguse toimel tumeneb. Nii. Siis piltide puhul mängib rolli füüsika. Kui talvel panna pilt üles, tõmbad kaabli vitsad pingule, kevade poole, suve poole ilm soeneb, kaabli vitsad paisuvad ja mingil hetkel kukub purk natuke allapoole. Antud pildile andis ta juurde, aga paljud pildid rikub see ära. Vastupidiselt, kui suvel tõmmata vitsad pingule, siis talvel võid avastada väga löömis purgi. Siis, kuna ma kasutan purke korduvalt, kipuvad nad just selle nõelaaugu ümbert roostetama, kuna sealt lihvides kaob ära kaitsev kate. Ja pildi keskel need türkiissinised laigud on tegelikult vihmaga läbi augu kuidagi pritsinud veetilgad, mis on roostesed, aga pilt on keeratud negatiivist positiiviks, nii et ta pole enam roostevärvil, läheb selliseks türkiissiniseks. Ja see roosa taevavärv on minu jaoks müsteeriumiks. Seda pole ma ennem näinud ega pole ka hiljem näinud. Siis enamasti oma kaamerad vabasse loodusesse ei lase just sellepärast, et need võivad inimestele silma jääda ja kõik inimesed on väga uudishimulikud. Paar korda ma olen seda teinud selle kaamera juures, ma panin 2 kaamerat panin üles ja loomulikult käisin neid kogu aeg kontrollimas. Mingi 2,5 kuu pärast avastasin, et 1 kaamera oligi maha kistud, katki tehtud ja fotopaber vedeles kuskil porilombis. Selle peale ma võtsin selle kaameraga kähku maha. Selles mõttes te vahepealsel pildil nägite, kus oli neid hästi palju kaameraid, kus olid pisikesed kaamerad. Et avalikes kohtades oleks hea kasutada hästi väikseid kaameraid, aga selle kompromiss on see, et pildi kvaliteet langeb, kuna fotopaberi eraldusvõime on väga madal. Ja lõpuks ma jätakski lihtsalt ühe pildi siia ekraani peale. Aitäh!